Meie oleme siis Helena ja Keili, turundusagentuur Corallist ja siin on meie tore teine video. Kui sa ei vaatanud esimest, miks me alustasime seda teekonda üldse ja kuhu me jõuame, siis vaata siit. Ja oleks aeg minna ja vaadata. Yes. Ja mis meil selle video teema on see, et 2024 aasta oli meie jaoks, võib öelda, ilumuutev aasta. Me alustasime uute projektidega, tutvustasime igasugu erinevaid tooteid oma klientidele, millega me välja tulime, digitooteid siis, ja õppisime mega palju uusi oskusi sisuloome kohta, turundamise kohta ja võib-olla Helena siis räägib mõnest asjast, mida tema arvab, et Corall 2024 aastal tegi. Ja see on võib-olla selline reflektsiooni video meil, et me tahaks kuidagi teha niimoodi, et me jutustame siin võib-olla natukene podcasti vormis, aga vaatame ja et kuhu me jõuame selle jutuga. Meil on mingid pidepunktid olemas siin praegu, aga võib-olla meil tuleb siin juba jooksvalt sisse ka mingid teemasid. Ja võib-olla kõige suurem asi, et me tulime oma 2 digitootega välja. Arvasime, et see on hoopis palju lihtsam kõik, aga tegelikult see võttis meile... Me võib-olla arvasime, et see võtab 1-2 päeva. Okei, ma ei tea, kas sa arvasid, et see võtab... Me arvasime reaalselt, et me nagu teeme selle materjali lihtsalt ära, töötame selle läbi, paneme selle kujundusse, aga kõige keerulisemaks osutus esimese digitoote puhul see, kuidas me selle toote üles laeme. Ehk siis mäletad, Helena, kuidas me istusime kott pimedas õhtul kell 11 ja lihtsalt guugeldasime, sest et üks nupp ei hakanud meil tööle. Meil oli tegelikult makselahendusega minu arust mingi probleem, et me tahtsime ikkagist Eesti panga linke sinna, mitte et sa saad kaardi, mis on siis panga ülekannet lihtsalt. Ja, et mitte ta ei pea panema krediitkaardi andmed, vaid saab nagu Swedbanka ja niimoodi otsa nagu pangaringid. Seal mingi error seal oli ja see ei oldki vist tegelikult meie viga. Ja see oli kodulehe tehniline viga mingisugune. Aga no meie ajud lihtsalt kärsasid üks õhtu, terve õhtu me pusisime sellega ja mitmeid tunde, ikka mingi 5-6 tundi jutti panime. Et meil oligi see, et me tahtsime sellel kuupäeval launchida, aga kui sa ei saa, on mingi tehniline viperus, no mis sa teed, et aga magasime ühe ära ja siis tegelikult saimegi juba vastuse minu arust. Ja võtsime siis koostööpartnerilt, küsisime, et kas tema teab, et mis lahendus sellel võiks olla ja siis tuligi välja, et tegelikult oli mingi tehniline viga nagu kodulehel endal, et meie ise ei olekski saanud nagu seda lahendada. Ja üldse see, et tegelikult me panime ülipalju rõhku minu arust disainile, see on väga ilus mõlemad, väga esteetilised. Me panemegi alati rõhku disainile tegelikult, aga võib-olla mina tundsin, et oleks pidanud rohkem, järgmistel toodetel võib-olla ka sisu palju rohkem panema ja võib-olla disaini vähem, aga meil oli kuidagi see jaotus seekord teisiti, aga me õppisime jällegi sellest kindlasti palju, et... Ja, et igatahes kui ikkagi välja tulla mingisuguse kindla tootega, siis ärge ülehinnake oma võimeid, sest et tegelikult on ikkagi see, et kui sa paned ühe kuupäeva ja me tegelikult lõime nagu kogu kampaania juba ka niimoodi, et näed, et sellel kuupäeval läheb üles, aga tegelikult me ei jõudnudki nagu see nihkus ja kõik asjad nihkusid lihtsalt edasi, et... Aga õppetund see on... Ja, see oli üks suuremaid asju. Pluss siis võib-olla rääkides eraeludest, siis mina isiklikult tulin palgatöölt ära eelmine aasta, siis ma lõpetasin siis Sonja töösuhted mingite ettevõtetega, lõpetasin rekreatsioonikorralduse eriala, bakalaureuse ja olin siis 9 kuud rase, kui ma seda lõpetasin. Ehk siis kõike velumuutev aasta ma sain emaks, lõpetasin ülikooli ja siis liikusime veel Coralliga nagu nii palju edasi, et meie kohustused muudkui kasvasid ja täna ilmselgelt on mul beebi nüüd 6-kuune ja need kohustused ikka ainult kasvavad. Ja ütleme nii, et oli üks väga võimas proovilepanek
proovile panev aasta. ja tegelikult Keili oli esimene poolaasta hoopis võib-olla teine inimene kui teine poolaasta onju, mis ongi loogiline, sest sa said emaks. Aga ma mäletan, et sa kartsid mulle öelda ka seda. Oi jumal, olin juba 6 kuud rase, kui ma lõpuks läksin, ütlesin Helenale, vaat nüüd on niimoodi. Et lõpuks ma ütlesin, ma kartsin Helena reaalselt ütleb mulle, et paneme pildid kotti. Sinust pole asja, mine kasvata oma last kuskil mujal. Ja siis ühesõnaga. Aga tegelikult ma vist väga hästi võttis vastu selle tegelikult. Üks asi on see ka, et oleneb hästi palju inimesest. Et võib-olla minu puhul ongi see, et ma ei oska nagu lapse kõrvalt ma tegelen 80% kindlasti nende samade asjadega edasi, millega ma tegelesin enne lapse saamist. Ja ma arvan, et see oleneb inimesest ka. Et üks inimene ongi see, kes läheb istub kodus on ju, mis on tõesti okei. Lähed, oled kodus oma beebi mullis ja niimoodi, aga mina olen nagu see, kes tahab nagu natuke nuusutada välismaailma ka. Jah, et suur elumuutus aga me saame ikka hakkama, et meil on, ma arvan, see tahtejõud on kõige olulisem, et me nii väga tahame lihtsalt enda asja ajada ja kasvatada seda koralli, et meil on nii suured eesmärgid, et järgmine aasta võiks juba palgatöölt mina ka ära tulla ja kui Keilil oleks aega palgatööle tagasi minna, siis me lihtsalt oodame, et me oleme seal maal oma asjadega juba, et me ei pea lihtsalt enam palgatööd tegema. Kindlasti me oleme, see on meie number 1 eesmärk, et me siin ei looda, me tegutseme. Et vaatame Nii, mis me siis veel praktikandid, meil oli 2 praktikanti, esimest korda olime, me oleme ise olnud, ma olen 3 praktikat läbinud, Keili on ka ilmselt on 3. Et me lihtsalt teame. Tallinna Ülikooli praktika ka siis, ehk siis ma olen tegelikult 6 praktikat, erinevad valdkonnad. Et 3 on siis turunduspraktika, 1 oli üritusturunduspraktika ja ülejäänud on siis ürituskorralduspraktika olnud. Väga äge, siis me peame millalgi ürituskorraldust ka tegema. Ja meil olidki 2 praktikanti. Üks oli siis sotsiaalmeedia peal meil on ja teine lihtsalt natukene sai aimu, et mis see turundus üldse on, et ta ei olnud nagu ametlikult meie juures praktikal, aga me tegime miitinguid koos ja me tegime väga ägeda videoprojekti koos, et see video, mis meil üleval ka veel on. See on see erilise projekti siis raames video. Kuidas me koolitusi välja kutsusime. Et kui tahad teada, siis mine vaata. Otsi ülesse et kindlasti leiad selle ülesse. No nii, mis veel siis? Ja Helena kolis Tallinnast Püssi, mis on üldse Ida-Virumaal, ehk siis me mõtlesime, et Heidi, kõik asjad korraga, Helena kolib ära, mina saan emaks. Mis nagu saab? Mis saab korallist üldse, kas me jätkame, mis toimub, aga väike vana inimene juba, et tahtsime rahulikku keskkonda, ei meeldi võib-olla need ummikud siin Tallinnas ja kinnisvara on Ida-Virumaal ikka kordades odavam, et siis tekkiski see, meil oli seal oma seltskond ka, kellega reisisime, tegime pulli, et siis kuidagi, kuna see klapp oli olemas ja sidemed on ka tegelikult Püssis meil, siis mõtlesimegi, et kolime sinna ja me ei ole tänaseks kolinud sinna, me lihtsalt elame poole jalaga siis Ida-Virumaal, poole jalaga Tallinnas ja kuna ma käin ikkagi koolis ja tööl Tallinnas pluss korall on ja siis ma ei saaks praegu küll ikkagi Püssis elada, et see oleks praegu lihtsalt mõistlik. Ja 2024 üks võib-olla suuremad asju oli ka see, et korallil olid päris oma esimesed kliendid, et olid sellised väiksemad projektid, suuremad projektid, alustasime ka sellist koostööd, mis kestis siis üle poole aasta ja tänaseks oleme läbi nende inimeste jõudnud juba järgmiste inimesteni, ehk siis see 2025 aasta tuleb meil ilmselt kõige rohkem suurem aasta, mida üldse nagu teha siin ettevõttes. Et meil on juba räägitud mingid koostöö algused, aga ma arvan, et 2025 tuleb mega kasvu aasta jälle. Aga kuidas siis saada üldse esimesi kliente? Et ma küsin korra vahele sellise küsimuse, et kus me oleme saanud oma esimesed kliendid?
või kas sul on mingeid soovitusi kellelegi anda, et kuidas? Võib-olla jah, et kuidas siis saada esimesi kliente, et ega on kahte moodi inimesi. Ühed inimesed on need, kes nagu alguses juba omavad mingit kliendibaasi ja siis loovad ettevõtte ja need inimesed siis jäävadki nagu ettevõtte alla juba klientideks, on ju. Aga meie puhul oli see, et me alustasime täiesti nullist, me tahtsime oma brändi kõigepealt kasvatada ja luua nii, et inimesed teaksid, et kes see Korall siis tegelikult on ju. Ja panimegi esimesed pool aastat rõhku siis oma ettevõtte nagu brändi loomisesse. Brändituntusesse. Jah, brändituntuse nii-öelda kasvatamisesse. Ja esimesed kliendid tulid ikkagi läbi tutvuse. Ehk siis meil olid erinevad sellised väiksemad väikeettevõtjad, kes tegelevad näiteks, ongi juuksuri-ettevõtted, meigi, mingi käsitööküünlad. Coaching. Jah, siuke coaching, ehk siis oligi selline, soovisid nipet-näpet oma nagu sotsiaalmeediat nii-öelda seda visuaalset pilti ilusamaks muuta ja siis me nii-öelda aitasime neid, kuni meil tulid siis täitsa sellised projektid, kus me täiesti kampaaniatest kuni igasuguste muude turundusvaldkondadeni välja, on ju. Et käisime isegi Tallinnas Tartust koha peal nagu content teid tegemas. Ehk siis ma olin veel 9 kuud rase ja siis me käisime seal kuuma ilmaga, kappasime mööda Tartut ringi ja siis ma mäletan, kuidas ma ühel hetkel Helenale ütlesin, et appikene, kuidas mu kõht valutab. Siis ma ütlesin küll, Tartu haiglasse sünnitama ma ei lähe. Oota, see oli 9 kuud rase? 9 kuud rase, jah. Oi, jaa. Aga ei, väga äge minu arust päev oli, et... Ma veel üritasin varjata, et ma rase olen, mäletad või? Ma panin mingi oversized, mingi kleidi selga. Ja siis olin seal nagu mingi väike muumitroll juba suure kõhuga. Aga sa oled ju kohe ära arvanud, et seda ei saanud väga varjata. Mul küsiti ka, et millal sa sünnitad. Siis ma ütlesin, et nädala pärast on tähtaeg. See on tõeli jah, nii. Aga jah, ilmselt tutvused on esimene samm ja kui sa esimese koostöö lood, siis tegelikult juba tulevad uued. Ja sotsiaalmeedia kindlasti on ka asi, mis aitab klientide loomisel hästi palju kaasa. Jah, enda brändi tuntuse kasvatamine üldse. Et kas sa arvad, et on võimalik näiteks niimoodi, et kasvatada kliendibaasi, kui meil ei oleks näiteks Koralli brändi üldse või Koralli näiteks sotsiaalmeediat, et kas sa arvad, et see on võimalik või kas ma oleks seal maal, kus me praegu oleme? Ma arvan, et me ei oleks seal samal maal, sellepärast praegu on see, et meil on nagu näidata esiteks kliendile meie enda nägu, et millist stiili me armastame luua ja teiseks on see, et meil on kujunenud ikkagi sotsiaalmeediasse enda portfoolio ehk siis tehtud tööd ja juba seal on nii palju õpetlikku infot, et ilmselt klient näeb, et okei, et ilmselt nad midagi ikkagi taipavad teha. Et aga jah, ma arvan, mõlemad pidi see pakkama. Aga kindlasti see, et Korallil on ikkagi tuntud bränd juba, see kindlasti ilmselt aitab meid kõrgemale ja kaugemale. Nojah, meil on täna 430 äkki jälgijat, vaatame siis, kus me oma YouTube ja kõige sellega jõuame, et kas see kasvab üldse, aga sotsmeediat tegelikult postituste loomine, story'de loomine, et see ju ennast ka kasvatab, on ju, kui me tahame jagada väärtust, kui me tahame ise midagi edasi anda, et see on jällegi see õppekoht endale, et läbi õpetamise see tegelikult õpibki kõige rohkem, et siis me teemegi harivaid postitusi ja turunduse kohta, on ju. Nippe, trikke, häkke, et sealt meie kontolt leiad. Follow. Ja nii, aga üks küsimus veel või mis, et me ise mõtlesime seda, et kas me jagame enda siin YouTube'i kanalil, kas me oleme sellised, räägime ainult, kui hästi meil kõik on ja kui tublid me oleme või siis ikkagi toome sisse ka mingeid, ma ei tea, haavatavust natuke on ja räägime, et võib-olla mis on esimesed ämbrikolistamised ja mis ei ole nii hästi läinud. Et meil natukene olid siin eriarvamused, ma ei tea, sa ikkagi arvad, et pigem mitte. Võime ka teha niimoodi, et kui sina vaatajana tunned, et sa soovid teada, et millised on need verstapostid, mida siis tegelikult nagu üks alustav ettevõtja peab läbi tegema, siis sa võid kommenteerida siia alla videosse, et jah, et see on okei ja jagage ja meid huvitab. Aga et siis nagu järgmistes videotes võib-olla räägime nagu selle nagu teema
laiemalt ja pikemalt läbi et muidu see video meil läheb nii pikaks, et inimesed peavad juba minema Tartu maratoni läbima, et seda lõpuni kuulata. Okei, ärme siis täna räägi sellest, jah. Nii, kas me räägime need 2 punkti veel või? Ja ma arvan, et võtakski võib-olla kokku nagu selle kõige nagu raskema asja, mis ilmselt on nagu nende aastate jooksul tulnud, on aja planeerimine. Ehk siis tegelikult rääkides minust endast, siis mina töötasin vahepeal 2 ettevõttes ja käisin 2 koolis ja kõige selle kõrvalt siis tollel hetkel veel koralli ei olnud, aga juba nagu mul jõlkusid need mõtted siin kuskile, et tahaks ikka ettevõtjaks hakata ja oma asja ajama. Et kuidas siis see aja planeerimine välja näeb. Et võib-olla, et Helena ise näiteks on täiskohaga tööl ja teeb siis veel koralli, et võib-olla, mis sina arvad, et kuidas sina oma aega nagu planeerid ja oma tassi täidad. Et sa oled ju tegelikult ka mitmes rollis, et sa oled ju elukaaslane, sa oled tütar ja ettevõtja, koostööpartner, sõbranna, et kuidas sa kõiki neid asju nagu manage'id? Ja see aja planeerimine on üks väga raske ja siiamaani selles mõttes, et ma ei ole seda veel ära häkkinud, ma lihtsalt teen nii palju, kui jõuan. Aga praegu ma olen tegelikult poole kohaga tööl, et ma läksin kooli alates sügisest ja pluss siis koralliga, et jah, ma jagan end erinevate valdkondade vahel, aga võib-olla ikkagist ma sain väga suure elukooli õppetunni enda täiskohaga töökohas siis, et ma olingi Pikapäkis turundaja ja seal mul oli väga hea tegelikult juht ja boss, kellega me panimegi kuufookused, nädalafookused, päevafookused, et ja pluss prioritiseerimine, et see on nii oluline, et jah, meil on alati mingi 20 või 50 asja teha Keiliga ka, meil on to-do list nagu selline, et aga mis on siis prioriteet, millele me fokusseerime, mis on see asi, et millele me rõhku paneme ja et fookus, ma arvan, on nagu ülioluline, et näiteks november-detsember me fokusseerisimegi ja võtsimegi, et davai, et nüüd me tuleme oma teise digitootega välja, palun teeme midagi teisiti, mis me tegime võrreldes eelmise tootega või esimese tootega, et paneme kogu oma turunduse, kõik sellele kampaaniat teeme, analüüsime oma postitusi, et jah, fokusseerisime sellele, tegelikult meil läks ju hästi. Et me mõtlesimegi, et kui me 100% paneme kuskile, et kus see siis nagu välja jõuab versus see, et me teeme seda kuidagi poole hinnaga, et see fookus on kõige olulisem ja aga eks ma ise ka õpin alles aja planeerimist ja ega Keilile, ma arvan, on võib-olla isegi rohkem öelda, et kuidas sa suudad nagu lapse kõrvalt ja siis veel koralli teha ja olla veel hea naine ja siis olla veel tütar ja veel võib-olla enda keha ja meelt hoida kuidagi ja tassi räädid, et nagu... Ja selles mõttes, et number 1 asi on see, et kuidas lapse kõrvalt neid asju teha on kindlasti tugivõrgustik. Ehk siis see, et mul on olemas imeline ema ja imeline elukaaslane, abikaasa tegelikult, kes siis vajadusel tuleb ja hoiab beebit ja tegelen siis ka niimoodi, et kui laps magab, näiteks täna pooleaastasena on jõudnud elu sinnamaale, et ta lepib seisvus vankris magamisega, eks ole. Et algus oli see, et ei saanud üldse magamise ajal mitte midagi teha, sest et ta eeldas, et ma A-variant olen temaga koos magamas või teine variant ma kärutan temaga mööda ilma ringi. Ja siis me vahepeal tegime Helenaga koosolekuid, nii et mina muudkui kärutasin ja Helena siis rääkis ja pani kirja arvutisse asju. Aga kindlasti on enesedistsipliin, et see ka, et mul on ju väga vajaka neid öötunde, et ma ei kujuta ette palju, ma arvan, täna ma öösel magasin 2 tundi võib-olla und niimoodi, et ma magasin ja ülejäänud aja siis ma tegelesin lapsega. Ja ma nurisin oma 7,5 tunni pärast, et nagu kurat küll, et ei saanud piisavalt magada. Et ütleme nii, et kui sa ise oled meelestatud rõõmsana, positiivsena ja sellisena, et we can do this, nagu vahet ei ole, mis raskus see on, oleneb see, kuidas sa seda enda jaoks nagu mõtestad, et ilmselgelt on raske, on keeruline ja
tuleb nagu võib-olla kärpida mingeid teisi tegevusi, et jõuda kõiki neid asju teha, aga kõik on nagu tehtav. Jah, täpselt, et ma ütleks, et kõik on sinu enda võimekuse piirides ja teotahtes kinni. Ehk siis ongi see, et kui ma ärkan hommikul üles ja ma olen nagu, pekki on ja ma olen nii vähe maganud ja ma pean nii palju asju tegema, siis ma ei tahagi teha neid asju. Aga kui ma ärkan üles, olen nagu, oh my god, ma ärkasin. Aga mul on üks ülihea küsimus sulle veel, et töövestlusel just küsiti mult, et aga mis siis drive'ib nagu sind hommikul üles ärkama, sul on 2 tundi olnud all. Sul oli väga raske on ja mis sind drive'ib, et okei, nüüd ma tõusen üles ja ma teen asju. Tegelikult sul ei ole energiat, tegelikult sa ei jõua ja sa ei jaksa on ja mis on see motivaator nagu? Motivaator on esiteks see, et ma ärkan üles ja ma saan midagi teha. Ehk siis on inimesi, kes ei saa mitte midagi teha. Et näiteks nende elukvaliteet on selline, et nad elavad sellist elu, et nad ei ole võimelised näiteks ise enda eest hoolt kandma. Aga mina ärkan hommikul üles, ma lähen peegli ette, pesen oma näo puhtaks ja olen nagu mingi, et okei, jah, silmad on natuke paistes, aga paneme natuke kreemi siia ja tänna ja käin duši all ära, joon oma kohvi ja siis ma olen, let's go. Ma olen täiega nagu, mida rohkem ma teen, seda rohkem ma jõuan. Ja see on ka asi, see on päriselt asi, mis on nagu, et mida rohkem sa teed, seda rohkem sa jõuad, et see on asi, mis töötab päriselt. See on lahe. Jah, ja võib-olla ka meie enda nagu eesmärgid, kus me tahame jõuda koralliga, on ju, et tegelikult jah, 400 jälgijat juba väga äge ja just need asjad, et tulemegi oma mingi webinari sarjaga välja, juba on enda tooted, on ju, kasutame siin kliendibaasilt just need enda eesmärgid ja et tahaks palgadelt ära tulla, no let's see, et ma arvan, et see ongi see, mis meid drive'ib tegelikult ja meil on koos tore ka teha seda kõike, on ju, et kui üksi võib-olla teeks, võib-olla see, ma ei tea, võib-olla ei olekski nii kaugel juba, on ju. Ma arvan, tegelikult. Võib nii olla küll, jah. Aga ma arvan, et tõmbame siis otsad kokku tänase videoga, et kohtume siis järgmistes videotes. Nii tore, et sa vaatasid ja jällegi tuletame meelde, et like'i ja subscribe'i, sest kui sa seda ei tee, siis kahjuks see video sinu silmadeni ei jõua, siis kui see välja tuleb, võib-olla vaatad seda hoopis 7 aasta pärast ja kes siis teab, kus me oleme. Aga... Et tule meie teekonnaga kaasa lihtsalt, et ma arvan, et sa oled üks esimestest jälgijatest, kes üldse on siia jõudnud ja saadki seda teekonda meiega koos teha. Võib-olla sa oled samal järjel, kus meie teed ka oma ettevõtet väikselt või tahad hakata tegema, et tegelikult see on väga hea õppekoht, et siis koos kasvame, areneme. Ja mis me järgmises videos räägime? Kas meil oli juba plaan või? Järgmises videos me räägime turundustrendid 2025. Ja neid asju saab siis ka oma erakontol nii-öelda enda kasuks pöörata, et sa ei pea selle jaoks olema mingisugune influencer või kindel ettevõtja. Jah. Davai. Ciao. Bye.